mis väga imponeeris Maiduga koostöös, et minu meelest tabas ta seda varietee hõngu imehästi ja kuigi me teatud mõttes kõndisime üsna noatera peal, sest meil olid väga napid riided ja me käisime vahepeal publikus ja siis me olime jälle laval, oli ta alati maitsekas ja minu meelest on see üks väga oluline asi, et kui sa tõesti kõnnid mööda noatera, et see kaota, ei tuleks neid vääratusi, et see kaotab ära hea maitse. Samas võib öelda, et ta oli hästi niisugune emotsionaalne nii lavastaja kui repetiitor. Ta võis olla nii, et asjad kukkusid ja seinad lendasid ja samas ta võis olla hingepõhjani armunud ja süvenenud ja hell, väga hell, et nagu selline erakordselt armastav inimene, aga seda armastust ta näitas alati väga-väga suure kirega. Et ei saa öelda, et see oleks olnud selline väga rahulik protsess. Ma arvan, et kuskil 9 aastat, sest ma läksin kuskil 79 ja 88-89, siis oli niisuguse, vahepeal mul olid väiksed pausid, aga kuskil 89 siis ma nagu lõpetasin. Ja minu teada ka pärast seda ju väga pikalt ta enam ei kestnud, et 93 ju lõpetaski varietee oma tegevuse. Kas lähme selle lehviku juurde siis või? Okei. Et mingil hetkel siis tekkis idee, Mait oli vaadanud teisi varieteesid, et tekkis idee, et siis natuke rohkem seda paljast ihu näidata, aga jällegi imedelikaatselt. Ja minult küsiti, kas ma olen nõus seda tegema ja nõusolek ausalt tuli väga lihtsalt, seepärast et ma ei teadnud, mis mind ootab. Ja siis hakati seda huvitavat kostüümi tegema, eks ju, need oli tõepoolest napprinna peal olid ainult üksikud pärliread ja seda kostüümi, kui me proovisime ja sättisime, siis oli see kiiver tohutute sulgedega, eks. Ja siis see lehvik, eks, et oli valge ja must oli. Mina olin enamasti selles valges. Ja kõik see oli nagu nii mõnus, loominguline, tore, miskit hullu ei olnud, aga siis see päev, kui tuli lavale minna, siis see oli mul ikkagi tõsiselt suur katsumus ja raske. Ma olin ikkagi võdisesin üleni ja olin ilmselgelt seal Krimmi ajal totaalselt kaame, aga Krimm aitab ja päästab. Ja selle esimese korra, kui ma tegin ära, siis pärast seda enam ei olnud. See ikkagi see esimene hetk, kui sinu nahast saab sinu kostüüm, eks ju, et see esimene hetk oli natukene ikkagi väljakutse, ütleme nii. Ja ausalt öeldes ta mõjus ikkagi küllaltki intiimselt ja see saal oli selline kompaktne, sest paari osa jäi kõrvale. Mäletan, et Mait alati vihastas, kui varietee programmi ajal publik ei teinud toidupausi. Ta ikka vahet veel kommenteeris seda. Võiks nüüd nagu siis keskenduda, et teile pakutakse midagi. Ka mingid muud gurmeed, kui ainult see, mis seal laua peal on, eks ju. Et seda alati suhtles publikuga, tal oli mikrofon käes ja programmis juhatas sisse ja programmi lõpus alati ütles tänas publikut, eks aga see atmosfäär oli alati hästi siuke soe ja kompaktne, värviline, värvikas ja alati mõtestatud. Et ma ei ole, eks ole, ka rahvatantsupidudel ma olen ju käinud, neid ma olen ikkagi natukene vaatajana näinud ja ka seal ta alati ikkagi otsis sisu ja mõtet sinna juurde, et ta ei olnud see mees, kes lihtsalt sammeritta seadis, eks, et ta oli väga musikaalne ka, eks ju, et tal oli alati side selle materjaliga, läbi ka muusika, tal oli läbi see komponeeritud. Võib-olla esmasena tuleb meelde tema nõudlikkus. Mait ei talunud silmatsustki laisku inimesi. Ja ta oli hästi põhjalik, nõudlik, kui talle miski ei meeldinud, siis tuli ja ütles seda otse, vaat seda pausi sa siin ei tee ja nii on.
ja ta võis olla võib-olla väga terav või jõuline sellel hetkel, aga see oli tema koreograafia, tema looming ja tal oli õigus seda tahta nõuda, eks ju, et ta väga siis hoidis oma nägemust. Vastusena mulle tundub, et see oli folk show Viru varietees, et mulle tundub, et see oli, seepärast ta korraga pööras pea peale sellise aeglase uimase Eesti rahvatantsu, tõi sinna sisse sellist nooruslikku kepslemist ja niisugust nooruslikku vallatust ja noh, niisugust jaanitule üle lõkke hüppamist ja kõike vot seda, eks. Et ma arvan, et see oli mingi hetk, mis oli nagu sihuke positiivne, mis võib-olla äratas natukene inimesi ka üles, eks. Mulle hästi meeldib see, et tegijaid on kõvasti juurde tulnud ja neid noh, niisuguseid neid keskuseid on kõvasti juurde tulnud. Võib-olla üks puudus on see, et me oleme ikka veel väga regionaalselt Tallinna kesksed. Ma arvan, et see kõige rohkem ongi siin Tallinna Ülikoolis. Sest see tema panus siia ülikooli, ma arvan, et see on just see. Ja see ei ole üldse mitte, see on väga suur asi. Eks, et just see rida, et Tallinna Ülikool ja ka, kes Tallinna Ülikoolist on jätkuvalt otsinguline, Mait oli otsinguline, eks, et ma arvan, et see